suvisuu on käes, nüüd on aeg minna kiske üles ajada. Et vaatan talveuni sai otsa. On kaasas tärpentiini, 10-8 võtit, liivaverit ja üks tuli uus aku kuskil seal pagasnikus, nii et lähme äratame selle looma üles. Võiks arvata, et kisked talvitavad metsas, siis see loom elab siin hoopis. Vaatame lähemalt. Keegi hea inimene on juba laadija külge pistud, aga ma kahtlustan, et see aku on omadega ühel pool, sest et see Jaagor millegipärast armastab iga hooajaga ühe aku ära süüa ilusti. Aga proovime, läheb käima või ei lähe. Esimene katse ikkagi näitas, et see aku, mis seal peal on, et see on suhteliselt kaputt. Õnneks oli taipu tuua poest üks tuli uus aku juurde, et koogime selle välja. Pagasiluuk käib siit lahti. Pirukeid ka natukene, et siin nälga peale ei tuleks selle aku vahetusega. Siiski üks väike mõttetera, et enne kui hakkad uut akut peale panema, siis vaata, kas vanal akul üldse klemmid on peal. Prooviksegi uuesti. Tundub, et ilma asjata sai uus aku ostetud, aga eks neid läheb teine kordki vaja. See on hea, kui on riiulist võtta midagi. Piirime selle tolmu ja saasta maha, mis on talvega peale kogunenud on. Ja homme tegelikult ootab üks väike fotoshoot ees. Teeme pilti. Igal talvel ma alati mõtlen, et see on üks loll auto ja raharöövel, et peaks selle lõpuks maha müüma. Kevadel esimest korda käima mõned, siis kuidagi need mõtted kaovad siin samusesse. Tegelikult on tore. Üks siuke veider ja lollaks aparaat peaks ikkagi nagu kodus olema, et vähe ilusam ilm siis on hea ringi kruiisida. Ja nüüd ootab suurem siuke puhastamine ees. Tahaks ikkagi ju puhta ilus autoga sõita. Enne kui siin udupeenete kemikaalid ja mikrofiibriga nühkima hakkame, siis vist oleks mõistlik võtta üks tavaline ämber ja kalts, tolmuimeja. Siis hakkame vaatama, mis siit loob üldse. Et järgmised paar tundi on mõnusalt hõivatud. Suurem sopp on nüüd maha pestud. Arvad, see on üks kolmas ämbri täit vett juba, mis on ilusat värvi. Ja nüüd võib alles siin natukese tõesti puhtamaks tegema hakata. Siin hooaja lõpus oli 3 erinevast töökohast käis auto läbi, nii et siin on nii mõnegi remondimehe õlised sõrmeheljad peal. Aga kohe on sellest valmis. Ja siis teeme uuest ilusaks.
Nüüdseks on siis korralikult šampooni ja nuustikaga üle käidud. Tegelikult peaks kuulama spetsialisti ja ostma endale selle mikrofiiberkinde pesemiseks, aga distantsilt pole viga. Tegelikult lähemal vaatamisel tundub, et ikkagi peab poleerimisaparaadi appi võtma, et kajaka kaki on kapoti peal, seda ei pese välja. Siit õnneks ei paista, ma loodan. Aga mina näen seda. Esimene suur puhastus on nüüd ühel pool. Tegelikult tahaks päev otsa veel puhastada seda, et kui kellegi oleks pidanud raha selle töö eest maksma praegu, siis ma ei oleks ilmselgelt rahule jäänud, et tuleks põhjalikumalt ja korralikumalt teha. Ja kuna aeg oli piiratud natukene, siis tuleb leppida sellega, mis on. Aga nüüd väike tiir ka, et see silindritesse kogu nende õli saaks ilusti välja põleda ja homme siis kuskile poosetama minna.